Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 14. märts on käes, kell on 11.08 ning Digitunni saade alustab. Täna stuudios Hans Lugas, Henrik Roonemaa tehnoloogia uudiste portaalist Geenius.ee ja Mailis Plooman Elisast ning vaatame tänase saate uudise teemasid, mida on väga palju. Eelmisel nädalal siis tõstis ka Starman oma koduinterneti maksimaalse kiiruse 500 megabittini ja me teeme väikese võrdluse, millist koduinterneti Eestis pakutakse ja millise hinnaga. Digitund teab 99% tõenäosusega, milline on järgmisel nädalal esitatav iPhone. Me plaanisime anda oma lõpliku hinnangu Huawei Mate 8 telefoni kohta, aga teatud põhjustel jääb see ära, aga nendest põhjustest me saame rääkida. Proovisime järgi uut suurepärase välimusega nutikella, mille aku peab vastu 6 aega. Krüptolunavara, keeruline asi, tungib peale. Ja inimesed on lõpuks alla jäänud masinatele väga keerulises, aga tähtsas mängus nimega Go. Üks Eestiga seotud idufirma sai Facebookilt üle $100 miljoni. Facebook ostis ta ära. Eestlaste abiga tehtud Wire suhtlusäpp on saanud suure olulise uuenduse ja nüüd saab väga privaatselt omavahel juttu rääkida. Kes tahab seikluslikult elada, siis saab osta nüüd Microsofti uue Lumia 650 telefoni Eestist. Ja siis on veel mitu olulist tähtpäeva nii Linuxil kui ka näiteks droonirallidel on olnud möödunud oluline tähtpäev väiksematest uudistest ja suurematest uudistest. No mis on veel suurem uudis? Ulmeprojekt Hyperloop võib tulla Ida-Euroopasse, aga võib-olla mitte Tallinnasse. Uudiseid on palju, hakkame saatega pihta. Digitund. Nõnda, internetikiirused siis on tõusnud Eestis. Eelmisel nädalal teatas ka Starman, et neil on nüüd 500 megabittine ühendus pakkuda. Enne nende maksimum oli kõigest 400. Ja nüüd tõstsid nad selle siis 500 peale. See tähendab, et Telia, Eesti ja Starman mõlemad pakuvad nüüd 500 megabittist ühendust ja igal ühel peaaegu Eestis on siis, kes elab levialas, on võimalik see endale koju osta. Ja me tegime selleks puhuks ka võrdluse ja vaatasime siis, et millist internet üldse kodus saab tarbida, aga hakkame võib-olla sellest 500 megabittist pihta. No minul on see ja mul oli juba see 400, kui ta oli Starmanil kõige kiirem ning ma ikkagi selle 400 soetamist pidin enda jaoks põhjendama ikka kuidagi. Et ma mõtlesin tükk aega, et kas ma tahan seda raha maksta ja siis ma leidsin peamise põhjenduse, leidsin sellised, aga kui mina ka ei osta seda, et kes see siis üldse ostab või kellel siis üldse vaja on ja võtsin ära. Mis teie arvate sellest? Kui kiired teie netiühendused kodus on? Minul on ka kõige kiirem pakett, aga mis oli kõige kiirem pakett vist 2-3 aastat tagasi, mis oli 200, ma pole vahepeal uuendanud. Ja nüüd see on 500 on üle 2 korra kiirem veel. Et ma ei suuda ka välja mõelda, et mul seda hädapärast vaja oleks, aga tead, ma vaatan seda hinda. Ja kui ikka mingit asju odavalt saab, siis Eesti inimesed võtavad järjekorda tavaliselt poe ukse taha. Nii, aga see ei ole väga odav. Eelmise nädala alguses sai 500 megabitist ühendust 50 euroga kuus. See on siis Telia oma. Ja nüüd eelmise nädala lõpus sai sama kiirühenduse 33 euroga kuus, mis on Starmani oma. Ehk siis oluliselt soodsam kaup, on ju. See läheb natuke sinna klassi, et odavalt saab, ma tahan ka, eks yeah. Mina ei ole suutnud leida ühtegi põhjendust, miks on vaja mingi X 100 megast ühendust koju. Ma olen nii igav inimene, mul on sümmeetrile 30 kõigest ja ausõna kõik asjad saavad tehtud, Netflix jookseb ja kõik asjad toimivad väga ilusti sellega. Aga mis need põhjendused on siis, miks on vaja 400? Mina ragistasin natuke nädalavahetusel ajusid ja suutsin välja mõelda 9 põhjendust, miks võiks olla kodus vaja kiiret netiühendust. Ma mõned toon välja ja number 1 on kindlasti mängud. Ehk et mitte mobiilimängud niivõrd, aga kui keegi mängib arvutiga või konsooliga, et siis kuskil 5 gigabaiti allalaadimist per mäng on täiesti normaalne. Ma olen näinud üle 10 gigabaidi ja kui sa tahad ikka mängu osta... Sa mõtled mängu suurust või sa mõtled striimimise kiirust? Mängu suurust. Okay. Et sa ostad mängu ja tahad hakata kohe mängima ja sa pead ootama näiteks mitu tundi, kuni sul see 12 gigabaidine mäng alla tuleb või sa paned mängu käima ja ta ütleb, et aga ma tõmban nüüd, ma ei tea, 3 või 4 gigabaidist uuendust, palun oota ja see frustreerib inimest. Okei. No striimimise juures vist tõenäoliselt ei ole väga vahet, eks ju? Kui sa nagu tulistad kedagi, siis väga suurt vahet ei ole, kas sul jookseb 10 mega üles alla või 30 mega või 300 mega. Otseselt see ei loe jah, tõesti, et palju megabitte sekundis on, aga tihti on reegel see, et kui sul on aeglasem ühendus kodus, siis on see ka latentsus väiksem, see on see ping.
see läheb väga suureks ja kui sa ka reaalajas mängida, siis on see, et see asi jääb viivitama ja toppama ja no nõus, üleslaadimine samamoodi, eks ju, et nende suurte allalaadimistega tuleb ka üleslaadimist tuleb juurde. Just, see on teine nagu põhjus, et Elionil on need ühendused sümmeetrilised, et nii palju kui saad alla, vähemalt tulevikuvõrgus nii-öelda, mis ei ole väga laia levialaga, aga ikkagi, et läheb ka üles. Ja see on tegelikult päris suur argument paljude jaoks, et üleslaadimiskiirus ikkagi, kui sa reisifotosid, videosid, mida iganes üleslaad, eks ole, mõni inimene töötab kodust näiteks, on vaja mingeid tohutud suuri PDF hinnakirju näiteks või katalooge liigutada edasi-tagasi, et see üleslaadimiskiirus on argument. No üks asi on kiirus, et kui kiiresti sul mingi suur fail üles läheb, teine asi on see, et iga allalaadimine eeldab pisikest bitti üleslaadimist ja kui üleslaadimise toru on umbes, siis sa ootad ka igat veebilehe avamist väga-väga kaua aega, sellepärast ta lihtsalt ei ole ruumi, kust üles minna, nii et üleslaadimine ei ole väga, ütleme siis alahinnatud, tegelikult on teda vaja küll. Ja siis veel üks hea põhjendus on, et kui sul on palju kasutajaid kodus, ma üks päev tegin oma iPhone'i lahti ja seal olid äpi uuendused, näiteks Word ja Excel tahtsid ennast uuendada, telefoni äpid, ja kumbki oli suuruses seal pealt 300 megabaidi. Ehk et 2 pisikest äpi uuendust 600 megabaiti. Nüüd, kui ma oleks selline nagu enamus eestlasi, et ma uuendan võib-olla kord kuus heal juhul oma äppi, sest ma vahepeal ei viitsi, siis ja mul on näiteks 4 inimest peres ja 8 seadet, kes kõik tahavad seda teha, tõmbab teistel toru umbe küll. Jah, üks asi on maht ja teine asi on see, et tihti kui võtta nüüd tänapäevase väga moodsa kodu see ruuter lahti, mis näitab, mitu seadet seal koduvõrgus on, see on üle 10 ilusti tulla. Mitte räägi, et igahel on arvuti, telefon, võib-olla ka tahvel, telekas käib, siis on tihti veel võrku ühendada igasugused seadmed, võib-olla meediaserver, väike arvuti, mingisugused asjad, et tegelikult need kõik tahavad oma jagu kasutada seda. Pluss, et eks sul on 4 last ja igaüks vaatab YouTube'ist samal ajal mingit Full HD striimi, sest nad tahavad erinevaid asju vaadata ja tiksub täis, ma ütlen, see 500 megabitti küll. Saab ka natuke vähem, aga hakkama olema ausad, et see nüüd ei olnud päris sellise 90% inimeste kirjandus. Kas te olete tähelepanu, on selline väga selge trend, et kui on suur kiirus nagu võimalik võtta koju, siis inimesed täidavad selle ära üldjuhul. Ka ettevõtjad mõtlevad välja uusi teenuseid, et kuule, inimestel on nii suured kiirused kodus, et pakume mingisuguseid, ma ei tea, mis otse streaminguga ülikvaliteetse video reaalaja edastust, kuule lihtsalt saab. Ärikasutajal, see on täiesti point olemas, miks ärikasutajal võib vaja olla selliseid suuri kiiruseid, sellega ma olen täiesti nõus. Kodukasutamisel on täpselt, et nagu Hendrik istub maha ja mõtleb 9 põhjust välja, eks? Jaa, aga ma mõtlesin välja ka ühe väga tehnilise põhjuse. Kiire internet on kiirem kui mälupulk. Ja see tuli minu jaoks üllatusena. See meeldis mulle kõige rohkem kui süüres. Ehk et see, kui sa võtad tavalise USB mälupulga ja hakkad sinna andmeid peale kirjutama, siis isegi 50 megabittine üleslaadimiskiirus on kiirem kui see, mis kiirusega andmed sinna mälupulgale jõuavad. Ehk et mälupulgad on tegelikult väga aeglased. Ja nad on, ma vihkan neid südamest sellepärast, et nad kaovad ära, nad on ohtlikud, et mina ei taha, et minu arvutisse keegi tuleks, paneks oma mälupulga ja ma üldse ei taha näiteks oma mälupulga panna kellegi võõrasse arvutisse, sest jumal teab, mis sealt veel kaasa tuleb. Sealt võivad tulla igasugused vastikud viirused ja asjad. Ma ei taha mälupulki nähagi ja seetõttu, kui mul on võimalik laadida oma mälupulgale vajalikud andmed kuhugi netti üles, siis ma alati kasutan seda võimalust. Ja seetõttu jällegi kiire internetiühendus näiteks kodus minu jaoks hakkab mõtet omandama. Ma ei tea, kas suudate veel midagi käigu pealt välja mõelda? Ühesõnaga, ei ole midagi nii, et see on päris ulme asi, et tegelikult neid kasutusalasid isegi tavalisel inimesel kodus on võimalik leida küll. Ise küsimus, kas keegi tahab selle eest maksta, mis need kiired paketid on? 32,99 on Starmanil kõige odavam. 500 alla ja 50 üles. Ja sealt kõrvale siis on Telial 300 või 500 vastavalt 33 ja 50 Siit tuleb vist mängu nüüd ka see, et Starmani puhul, kui sa vaatad telekat samal ajal, siis see vist väga ei häiri su internetiühendus. Telia puhul peab arvestama sellega, et kui sa samal ajal vaatad digitv-d, siis on hea, kui su kiirus on suurem, sellepärast et siis saavad need 4 last samal ajal ka YouTube'is olla, eks ju? Kui keegi traditsioonilist telekat veel vaatab. Just, aga üle-eestiline pilt on siis selline, et mulle tundub, et Starman oma neid uusi pakette hinnastades vaatas sendi täpsusega, et nad oleksid odavamad kui Telia. No väga mõistlik. Ja veel suurem vahe tuleb sealt sisse, et Telia küsib modemi eest raha 3,56, aga Starman on kõvasti odavam, 33 eurot ja 50 eurot. Et see on selle suure kiirusega, jah. 500, jah. Ja siis on veel kolmas tegija on STV, kelle leviala on suhteliselt väike, aga nemad on veel odavamad üldiselt. Seal see hinnakirja oli ka suhteliselt keeruline, aga saab veel madalama hinnaga. Mitte palju, aga natuke tuleb odavam. Nii et valikuvõimalus õnneks on Eestis suur ja on võimalik saada koju kiiret netiühendust küll, vähemasti nendel, kes mingisuguse kaablivõrgu levialas elavad. Aga reklaamipaus ja siis oleme tagasi. Igal aastal liigub kommertspankade kasumina Eestist välja kuni 300 miljonit eurot.
Kas olete mõelnud, et kogu see raha võiks jääda Eestisse? Mõtlesite? Kodumaa Kapitali hoiulaenuühistu on loodud selleks, et saaksime olla taas oma raha peremehed, sest asi on rahas. Vaata lähemalt kodumaakapital.ee või tule külla KV Plaza esimesele korrusele. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga. Ja siin on tänane peolaud. Mozart Catering. Mis Mozart? Kus mu catering on? Ma olen sellega harjunud. Aga te proovige. Kas tõesti? See sulab suus. Ja milline valik? Kenasti kaetud ka ja Mozart on ikka Mozart. Ja. Telli parim peolaud aadressilt mozartcatering.ee. Märtsis toimuvad cateringid -10%. Tartu Ülikool Rock võtab teisipäeval 15. märtsil kell 18.30 Balti liiga poolfinaalmängus vastu Valmiera Ordo meeskonna Lätist. Mängu toetavad Tartu Ülikool, Saku õlletehas, Tartu linn, Triobet, Ceresit, G4S, Sportland ja Autospirit. Tule ja saa rokkiv elamus! Elke Autos on juubeliralli. 25. sünnipäeva puhul toimub laoautode kiirmüük. Hinnavõit kuni 9800 eurot. Kiirematele parimad pakkumised. Vaata elkeauto.ee ja kiirusta. Elke Auto. Teame Toyotast kõike ja nii juba 25 aastat. Tallinna Filharmoonia kutsub 20. märts kell 18 Estonia kontserdisaalis kontsert 2. Tallinna Kammerorkester, Sinfonietta Riga, dirigent Normons Sne. 2 üksteise naabruses tegutsevad kõrgetasemelist kollektiivi tulevad kokku, et ühiselt ette kanda kava, mis kirjutatud just 2 orkestrile. Esmaettekandele tuleb ka Tauno Aintsi uudisteos. Info filharmoonia.ee. Igal tööpäeval 2-6 saade. Saate ja e-poe tellimused toob koju onoff.ee. Tasuta üle Eesti. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime Apple'i uuest telefonist. Nimelt Ameerika tehnoloogiafirma saatis välja kutsed järgmise esmaspäeva õhtul toimuvale üritusele. See on siis Eesti aja järgi õhtul toimuvale üritusele. Ja muidugi nad ei ütle ametlikult mitte ühte silpi ka, mis seal juhtuma hakkab. Aga meie teame, et välja tuleb iPhone mudeli nimega SE ja see on täpselt samasugune välimuselt ja mõõtudelt, nagu olid iPhone 5 ja 5S. Ja kus te teate, küsite, kas Digitunni saatejuhtidel ja külastel on mingi otseliin Tim Cookiga? Jah, on küll, tahaksin öelda, aga see ei ole õige. Tegelikult asi selles, et meieni jõudis üks spämma nagu palju öelda ka müügikiri ühelt firmalt nimega Patchworks, mis on siis tavaline mobiiltelefonide lisavarustuse pakkuja. Ja seal see firma pakub siis korpuseid, ekraanikatteid, ekraanikilesid ja muid kaitsevahendeid telefonile. Nemad on valmis teinud iPhone 5 SE, tsiteerin siis nende brošüüri. Kas on 5 SE või SE? No see on 2 versiooni, on 5 SE või iPhone SE. Selle täielik tooterivi. Eks see asja taust on see, et need ettevõtted, see on tohutu tööstusharu teatavasti, see on miljardites dollarites ulatuva käibega tööstusharu maailmas, kes toodab telefonile kõiksugust lisavarustust ja nendel on erinevatele allikadel tugines olev siis paar nädalat enne ikkagi mingisugune siseinfo, milline see telefon välimuselt saab olema. Veendusime ise seda Henrikuga 2 aastat tagasi Berliinis IFA messil, mis toimus septembri alguses ja toimus umbes nädal või 1,5 enne toonast sügist iPhone 6 esitlust. Tol hetkel oli siis suurim telefon oli iPhone 5S, mis oli 4-tollise ekraaniga ja pidi tulema suurem iPhone ja kõik rääkisid kuulujuttudes igasugune hulle ideid, aga seal IFA messile oli siis sellise lettide kaupa olemas esiteks plastmassist võltstelefone, mis täpselt iPhone 6 mõõdus, pluss siis nendele
see on toota näidisi järgi tehtud, tohutu rivi korpuseid, alates väga peenetest Calvin Kleini igasugustest brändikorpustest kuni suvaliste kummijublakateni. Ja mitte korpused, vaid meile anti ju kas nädal või rohkem enne seda telefoni turule tulekut, anti need plastmassist mudeli näidised vabalt mängimiseks kätte, et terve maailm ootas, milline on uus iPhone 6, milline see disain on, hiinlaste boksides vedeles neid lihtsalt laua peal, nii et palun tulge vaadake. Ja tagantjärgi me teame, et see oli üks ühele, siis reaalse iPhone 6 aga samasugune nägi välja. Ja nüüd siis Patchworks on välja saatnud selle info, et need uues korpuse seeriad, mis nad saadavad, uued korpused, katted, siin on kõik võimaliku nodi, on üks ühele ühilduvad siis uue iPhone SE-ga, mis tuleb välja järgmisel nädalal, ja iPhone 5S-iga ja iPhone 5-ga, mis on siis selge tõestus selle kohta, et see uus telefon, mille Apple välja tuleb järgmisel nädalal, läheb samasse ritta selle iPhone 5 seeriaga, mis on väike 4-tollise ekraaniga. Ja tõenäoliselt peaks olema ka pisut soodsama hinnaga kui need suurema ekraaniga telefonid, mis on iPhone 6, 6S, 6S Plus ja nii edasi. Nõnda, nii et kes tahavad siis uut väikest iPhone'i, me teame, milline see ülitõenäoliselt välja näeb. Kes tahavad aga suurt telefoni, siis algselt meie saates oli täna plaanis, et ma annan oma lõpliku hinnangu Huawei Mate 8 telefoni kohta, aga see jääb ära. Sellepärast, et eelmises saates mina siis üsna virisesin selle telefoni kallal ja leidsin sealt mitmeid probleeme ja täna hommikul siis teatas mulle Huawei, et nad tahaksid mulle saata uue telefoni, et ma saaksin veenduda, kas see on selle minu telefoni viga või Huawei mingi laiem tarkvara probleemistik ja eks ma siis järgmisel nädalal ütlen. Praegu ei saa teada. Aga sul on Hans uus kell, Vector Watch käe peal. Selles ma räägin Vector Watchist siis, jah. Eestis nüüd on siis edasimüüjad hakanud müüma seda kella, mis tuli maailmas välja juba eelmisel aastal. Vector on selle jälle nimi, C-tähega Vector. Tuleb kahes erinevas mudelis, üks on selline ümmarguse siferplaadiga, teine on kandilisega, väiksega. Ja ta on nutikell sõnaotsuses mõttes, ehk siis sees on arvuti, ühendub telefonis oleva äpiga nii Android, iPhone kui ka Windows 8 nad lubavad. Mida iganes see Windows 8 tähendab siis, kas on Windows Phone või midagi muud. Seda ma ei ole proovinud. Aga tal on kaks eripära. Esiteks on see, et ta näeb välja disainitud nagu väga klassikaline selline mehaaniline kell või nagu päris kell. Nagu päris kell, see on hästi öeldud, jah, nagu päris kell, mis näitab aega. Ja lähevad siis sama selle turu osa järgi need, kes on siis sellised šveitsikella kandjad, kes on vaadanud, et äkki peaks selle Apple'i kella võtma, mis näeb ka välja süke ilus ja läikiv ja hästi viimistletud. Aga sellel Vector Watchil eripära on see, et ekraanianaloogia ei ole mitte värviline ja puututundlik LCD, vaid e-lugeritest tuntud e-ink ekraan. Ja natuke on see timmitud niimoodi, et ta, kui näiteks e-lugeris pöörad raamatul lehekülliga, siis pilt vilksatab ja natukene on niisugune aeglane. Siin liiguvad need seierid kiiremini ja muud näitajad kiiremini, nii et jätab mulje lihtsalt mustvalge ekraaniga kellast. Ja kuna ta on e-ink ekraan, siis see ei võta üldse elektrit peaaegu. Elektrit kulutab kell ainult siis, kui ta peab lihutama näiteks minuti osutit nõksa võrra edasi. Aga niisama, kui pilt on ees, siis see ei kuluta elektrit, mis tähendab, et selle kella aku peaks vastu pidama 30 päeva. Praegu mul siis test pooleli, eks vaatan, kas peab nii kaua või umbes selles kandis. Ja praegu seisuga tundub, et peab. Mulle väga meeldib see kell. Mis tast kasu on? Näitab aega, nagu kellad teevad. Ei, aga see on nagu hea point, et sa ei pea teda sisse lülitama selleks, et aega näha, mis on selle nutikella puhul väga tüütu. Et sa pead ikkagi ta sisse lülitama, et kella vaadata. Kui sa tavaliselt oled harjunud, et lihtsalt tõstad käe vaatad, mis kell on. Et sa ei pea ühtegi liigutus selleks tegema. Tuleb või ei tööta. Ja teine, see on väga isiklik asi, on kella süke arvustus, mis kella jaoks kasulik on. Minu jaoks on nutikella kõige kasulikum see, et ma võin kogu päeva hoida telefoni vaikses režiimis ja see siin vaikselt päristab mu randme peal, kui keegi sisse tuleb kõne on. Ja siis ma võtan telefoni ja vaatan, kas ma vastan või vasta. Aga enam ei ole seda, et mul on siin Bachi need aariad või need Bachi viisid mängivad või Viini poistekoor nagu ühel telefonil helinaks või Nokia Tune, mis iganes. No muidugi on siin paar äppi ka, saad uudise pealkirju sirvida ja oma samme vaadata, stopperi ja nii edasi. Aga see ei ole midagi erilist täna nutikellade maailmas. Vector Watch on see, nii et siis praegu on pikem arvustuse hinnang pooleli. Et varst paari saate pärast saame kokkuvõtte teha. Jaa, ma tegelikult mäletan sellest Barcelona messist, kus eelmisel aastal kõik tõid välja oma nutikellasid, selle aastal ma praktiliselt ei näinudki ühtegi. Mulle tundub, et tööstus on võtnud hoo maha.
selleks aastaks vähemasti. Praegu kõik ootavad, mõtlevad, et kas ja mida me üldse tahame teha selle nutikellandusega. Aga jõuame veel 1 minutiga rääkida ära, et krüptolunavara tungib peale, nagu sa lubasid. Ärme räägi seda 1 minutiga, see on võib-olla olulisem teema. Sa tahad pikemalt rääkida või? Jaaks küll, jah, sest see on piisavalt oluline teema. 1 minutiga ma ütlen seda ära, et kui meie nüüd lähme kohe väiksele pausile, siis meie saate stuudios kell saab 11.30 ja kui kõik klapib, siis 11.30 peaks toimuma üks oluline raketistart Baikonuri kosmodroomil, et elame kõik kaasa sellele, et Euroopa Kosmosagentuur koos venelastega laseb üles raketi, millega käivitub meie kosmosemissioon ExoMars, ega asjad sõidavad siis Marsi orbiidile otsima jälgi, kas seal on kunagi elu olnud. Kunas ta kohale jõuab huvitav? Oktoobris. 19. oktoobrist. Kuulake meie saadet 19. oktoober või mis iganes see esmaspäev, see pärast seda on, siis me ütleme, kas ta jõudis ka reaalselt kohale. Aga nüüd reklaamipaus ja oleme varsti tagasi. Kas kodu, mille rajad, võiks olla sõbralik nii sulle kui maailmale? Kiilto ehitus- ja tööstustooted vastavad ka tuleviku tervisenõuetele ning neis on pea 100 aastat loodust säästva tootmise kogemust. Kiilto. Hoolime keskkonnast ja homsest. Ütle bye-bye oma vanale autole ja hello uuele! Maksame väga head hinda sinu vana auto eest. Sa pead lihtsalt välja valima uue. Samuti on meil nüüd ka suurepärased finantseerimistingimused. Tähelepanu, superuudised. Kui sulle siiski ei meeldi su uus auto, siis 7 päeva jooksul võid sa selle meile tagastada ning meie maksame sulle kogu raha tagasi. Vaata lisaks www.prcauto.eu. PRC, sinu auto on siin. Tähelepanu, järgneb tervisenõuanne. Südame turgutamiseks võib kasutada erinevaid vahendeid, kuid ei tohi unustada südamele vajalikke vitamiine. Selleks soovitame Cardilongi. See on uudne ravimtaime ekstraktide ja vitamiinide kompleks, mis toetab südame normaalset tööd. Küsige apteegist Cardilong kapsleid ja võtke neid regulaarselt. Cardilong. Hoolitse oma südame tervise eest. Ma väärtustan oma aega ja ei taha joosta mööda ostukeskusi, et riideid proovida. Eelistan neid osta poest, mis arvestab iga figuuriga. Selbes.ee kataloogikaubamaja armastab kõiki suurusi. Ole sa suuruses 34 või 64. Tellida on lihtne ning tooteid saab vajadusel vahetada ja tagastada. Iga ostuga kaasa ka kingitus. Vaata kõiki pakkumisi ning fantastilist suuruste valikut kodulehel selbes.ee. Selbes. Kõikidele suurustele ja figuuridele. Nüüd on see siin. Midagi erilist. Mugavad 2-korruselised bussid viivad teid Tallinnast Pärnusse, Tartusse ja Narva. Broneeri pilet kohe superbuss.com ja naudi bussisõitu hinnaga alates 1 eurost. Superbuss. Kiire, odav ja usaldusväärne. Lühiuudiseid BNS-ilt, Postimees Onlineilt ja ERR-ilt vahendab Sihri Mihkelson. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõja- ja katastroofi meditsiinikeskuses algab meditsiinikursus Ukraina armee ja vabatahtlike pataljonide meedikutele. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste teabeohvitser kapten Kristjan Kostab ütles, et täna algavast ja nädala kestvast kursusest võtab osa kokku 20 Ukraina armee vabatahtlike pataljonide meditsiiniinstruktorit, õdesid ja arste. Tegemist on instruktorite kursusega ning selle läbinud hakkavad ise Ukrainas meedikuid välja õpetama. Koolitajateks on kaitseväelased, kel on reaalsed kogemused Iraagist ja Afganistanist. Seni on Ukraina meedikutele korraldatud Eestis 3 kursust. Tööinspektsioon viib läbi erakorralise sihtkontrolli erinevatele ehitusobjektidele ennetamaks ehitajatega juhtuvaid tööõnnetusi. Inspektsioon kontrollib 2 nädala jooksul üle Eesti võimalikult palju ehitusobjekte. Kontrollide käigus selgitatakse välja, kas ehitusobjektidel on töötajatele välja antud kukkumiskaitsevahendid, kas neid kasutatakse ning kas on tagatud nende nõuetekohane hooldus, kontroll ja hoiustamine. Tähelepanu all on tellingute ja redelite kasutamine ning ehitusplatside töökorraldus.
Eeloleval sügisel on Tallinna Saksa gümnaasiumi 10. klassi minevatel õpilastel võimalus läbida 3 aasta jooksul valikkursus, millel nimeks noorkohtuniku ja abitreeneri moodul. Eesti Olümpiakomitee teatel hõlmab õppekava spordialade teoreetilist ja praktilist koolitust, selle läbinud õpilastel on võimalik sooritada noorkohtuniku ja abitreeneri eksam. Projektis löövad lisaks koolile kaasa Eesti Olümpiakomitee, spordikoolituse ja teabe sihtasutus, Eesti Korvpalliliit ja Eesti Käsipalliliit. Türgi sõjalennukid ründasid pärast Ankaras vähemalt 37 ohvrit nõudnud pommiplahvatust kurdide baase Iraagi põhjaosas. 9 F-16 ja 2 F-4 sõjalennukit ründasid Kurdistani töölispartei relvaladusid ja baase Iraagi põhjaosa Kandeli ja Kara mägialadel ühtekokku rünnati 18 sihtmärki. Politsei pidas Türgi lõunaosas kinni 10 arvatavaid kurdi mässulisi. Pakistanis 5 päeva kestnud paduvihmades on saanud surma vähemalt 42 inimest, suur osa surmajuhtumitest on seotud katusevaringutega. Paduvihmades on saanud kannatada 70 inimest, kokku on varisenud 75 hoonet. Paduvihmad algasid eelmisel neljapäeval. Rohkem uudiseid postimees.ee veebis ja mobiilis. Ilmateate toetaja Kia Sportage garanteerib vau-efekti iga ilmaga. Ilmajaam.ee teatel on ilmpilves selge, mistega Lõuna-Eestis sajab veidi, tuul pöördub loodesse ja põhja, puhudes 5-10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval kuni 5 kraadi. Hetkel on Pärnus sooja kraade 5, Tallinnas ja Tartus 1. Uhiuus Kia Sportage garanteerib vau-efekti iga ilmaga. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja just praegu, kui meie olime väiksel uudise ja reklaamipausil, siis väga edukalt läks start Baikonuri kosmodroomil, kus Euroopa Kosmoseagentuur ja Roskosmose ühismissioon startis väga edukalt. Rakett Proton tõusis õhku ja viis ülikallist ja keerulist tehnikat Marsi poole, mis hakkab uurima, kas seal on jälgi inimtegevust. Ja või ka inimtegevusest olla jälgi. Ma juba natuke torman ette. Kas sa tead midagi, Hans, mida me ei tea veel? Meil on siin Digitundis igasugu siseinfo. Seda Apple'i asja ka teadsid? Tean. Mul on hea meel, et sa oled meiega koos saates. Ikka. Räägime siis krüptolunavara pealetungist. Meil on suur väljakutse, kuidas see teha huvitavaks. See on maailma kõige igavam uudis. See on väga jube uudis. Sinu kõik perepillid on praegu krüpteeritud näiteks. Need on väga hästi krüpteeritud, need on Google'i serveris. Aga sul ei ole võtit? On. No olgu, sul on, aga paljud inimesed, neil on oluline hulk inimesi, kellel on tabanud see rünnak.
et nad on tulnud e-kirjaga mingisugune zip-fail ja inimesed on selle klikkinud ja nii see läheb. Piisab sellest, see on ainus viis, kuidas see lunavara levib, on see, et inimesed avavad e-mailiga kasutanud faile, mis on zip-laiendiga. Need zippidega pannakse kokku ja need viisid, kuidas inimesi meelitatakse avama, kirju on igasugu erinevaid, mis mõjuvad, siis mängitakse tunnetel ja mängitakse igasugust raha lubatakse valdavalt. Raha lubatakse, aga tihti ka nõutakse. Et näiteks siin on arve, mis sul on maksmata, palun maksa see arve. Jaa, ma olen selliseid kirju saanud viimase nädala jooksul mitu tükki ja need olid kõik väga tungivas toonis, et maksa ära. Aga need olid kõik inglise keeles ja tulid mingitelt Jennidelt ja Jenniferidelt ja seetõttu ma loomulikult kustutasin nad ära. Siis on sul hästi läinud. No, ma rääksin siin meie Eesti arvutikaitsega tegelevat Serdiga, kes ütleb, et neid juhtumeid on esinenud viimasel ajal sagedamini. Tõsi küll, epideemiaks nad see nimetada veel ei saa. Ja sattusin rääkima F-Securi, see on siis arvutiviirusfirma uurijatega, kus ekspert John Sullivan rääkis põhimõtteliselt, miks need levivad see krüptolunavara nii kiiresti, nii hästi. Asi on selles, et kriminaalmaailmas on suurepärane klienditeenindus on tööle pandud ja ärimudel on nii lihtsalt töötab. Et kui see lunavara inimest tabab, siis palju krüpteeritakse ja tuleb kiri, et kui sa tahad neid faile tagasi, maksa meil 1 bitcoin. Ja keskmine inimene, näiteks pedagoog, paljud Eesti koolid ja haridusasutused on sellega pihta saanud. Pedagoogil ikka on paar bitcoini üle kuskil. Nad ei tea, mis on bitcoin tegelikult. Nad ei tea. Asi on selles, et lunavara, selle taga on selline reaalajas chat või vestlus, sa saad rääkida nagu mõne ettevõtte klienditeenindusega, kes aitab sind juhendada, mis on bitcoin, kus sa seda osta saad, kuhu sa ülekande pead tegema. Isegi on niisugused abivideod tehtud YouTube'is nende sama siis kurjategijate poolt, kes seda süsteemi üleval hoiavad. Ja nad saavad selle raha kätte, mis on piisavalt väike summa, 300-400 eurot. Et inimesed on nõus seda maksma, kui oleks tuhandetes, siis nad ei hakkaks seda tegema. Saad see raha kätte, see äriline see skeem toimib, bitcoin on piisavalt nagu raskesti jälitatavad, et nad saavad seda oma süsteemi üleval hoida ja tänu sellele on see muutunud nii lihtsaks, et see skeem levib. Et mingid aastad tagasi oli sarnaseid skeeme, kus need lõpuks kriminaalides raha ei jõudnud või mingid pangaülekanded tühistati, keegi pidi pangaülekande tegema neile ja siis äri kukkus kokku. Aga nüüd on see nii mugavaks tehtud, kõik on nagu 9-5 töötavad klienditeenindajad kuskil üle maailma erinevates ajatsoonides ja aitavad inimesi, kuidas te siis saate kätte ja on väga lahked, väga oluline hea klienditeenindus. Sellist lugu kuulsin, kus ühel Vene akadeemikul krüpteeriti siis oluline teadustöö ära. Ta oli väga hädas, et no mis ma teen, kuidas lahti saan. Ja siis anti talle nõu, antiviiruse F-Securi tüübid ütlesid, et aga tead, et võtta klienditeenindusega ühendust ja nagu käi neile pinda, et ükski firma ei taha sellist klienti, kes on nagu ilge tüütus. Ja see akadeemik siis 5 korda päevas kirjutas, et mul on see oluline teadustöö, et nagu tehke alla indlust või midagi. Ütles, et olgu, et teeme sulle siis mingisuguse 0,5 bitcoiniga. Et selle taga, miks see nagu levib, on tõesti see, et kriminaalid on üha osavamad oma seda äriplaani teoks tegema. Aga korralik ettevõtlus, korraliku äriplaaniga ja väga hästi teostatud. Aga inimestele ainukene siis üks vihje, et tehke varukoopiaid oma failidest, kui olulised teine, et ärge avage zip-faile, et normaalsed inimesed, keda te teate teie ümber, et nad ei saada zip-faile e-mailiga. Ja siis, kui te olete normaalne inimene, ärge saatke ka zip-faile. Ärge saatke, juhtub paha asi. Jah, üldse e-mailiga failide saatmine on nii 2000, see tuleks üldse ära lõpetada. Samamoodi nagu ma mälupulkadest rääksin, see on kõik 10 aasta tagune teema, lõpetage ära see jama, ärge tehke. Internet on olemas, on leiutatud. Selleks on lahendusi olemas, Box ja Dropbox ja Google Drive. Google Drive ja igale poole. Tundke ennast hästi. Microsofti uus soodne Lumia 650 on kas nüüd või kohe Eestis müügil? No, Windows Phone on teema, mis on selline mis ei ela ega sureve. Ja ma just ütlen ära, et Lumia 650, 5-tolline ekraan, HD ekraan ja nii edasi, 229 eurot ja mina arvan, et kes selle telefoni 229 eurost ostab, on püsti hull praegu. Või tal on üle raha lihtsalt? Ma soovitaks näiteks anda Toidupangale see raha sel juhul. Miks nii? Räägi. Toidupank on väga hea ettevõtmine Eestis, kellel on toetust vaja. No, aga ma tahan nutitelefoni osta ja Windows on ikkagi, ma olen seda kasutanud aastakümneid ikka, et kõlab nagu öeldakse uhkelt. No, üldiselt maailmas on praegu tehnoloogiapressis on valitsemas arvamus, et Microsofti see kärpekirves on kogu selle Lumia ja võib-olla isegi Windows Phone'i projekti kõril. Ja võib-olla juba natuke sinna lõikab sisse, et sealt ei paista mingit elumärki tulemas. Nad on proovinud aastaid
nad maksid Nokia eest miljardeid dollareid, sellest ei tulnud midagi välja, keegi neid telefone tegelikult maailmas sisuliselt ei kasuta, keegi ei kirjuta sinna äppe, kui sa ostad täna 230 € eest, sa võiksid selle raha eest osta mingi päris hea Androidi telefoni ja saada ligipääsu kõigile äppidele ja teada, et need äppe uuendatakse, et ka poole aasta või aasta pärast sa saad kasutada seal Facebooki, Instagrami ja mida iganes sa tahad. Sul on nagu tuleviku tee turvaliselt mõnusalt jalge all, väga hea telefon, väga hea hinnaga, mine osta mingi Android. Kui sa ostad selle, sa oled täiesti hulbid kuskil suurel merel üksinda. Tundub, et kasutajad nõustuvad sinuga, ma just vaatasin natukene aega tagasi päris siis neid seadmeid, mida võrgus kasutatakse, et kui müügistatistikat tavaliselt, sellest räägitakse palju, et kuskil Windows Phone parematel kuudel müüakse 4% kogu müügisteks, siis võrgus on reaalses kasutuses kõikidest seadmetest, ütleme parematel hetkedel 2,5%, ütleme siis 2,6%, et inimesed ostavad, aga nad ei jää neid kasutama. Vot see on huvitav statistika, et sa müüd neid rohkem. Telefone müüakse rohkem kui Windows Phone ja võrgus ikkagi ei ole neid. Aga kuidas sa seletad seda, et teie müügis on nad suurema osakaalu kogu võrgus? Kus nad Mina lähevad ei tea, siis? Kuhu nad lähevad. Võib-olla lugejad saavad siis kirjutada nüüd ja öelda, et kus nad panid oma Lumia telefoni, mille nad ostsid viimase, ma vaatasin 2015 aasta statistikat, et mitte diskrimineerida, et vaatame terve aasta statistikat. Me räägime siin nagu protsentidest 2,5, 2,6%, kas meil oleks nagu aega otsustada, et need 97% teisi inimesi ei peaks enda oma aega kulutama selle peale, et me räägime Windows Phone'ist, et tore, et see asi on olnud ja oli, aga selle kohta nüüd keegi kindlasti kirjutab sulle ja põhjendab ära, miks peab. See 1%, 2% kirjutage, aga ma ei saa aru tõesti, et kuidas see on juhtunud niimoodi, et Windows Phone on nii ebapopulaarne, aga ometi me peame sellest kuidagi rääkima ikka. Jah, sest Eestis on väike aga häälekas vähemus, kellele miski pärast need väga nagu meeldivad ja mina ei saa aru, miks, ma tõesti ei saa aru. Mina ei ole põhimõtteliselt mingi Microsofti vastane või ma ei tea, Apple'i kinni makstud või Androidi sõber või mis iganes. Aga ma lihtsalt oma kuulajatele ei saa soovitada maksta 230 € mingi platvormi eest, mis sisuliselt on suremas ja millel ei ole täna mingit tuleviku teed näha, kui see peaks tekkima. Ja sealt tulevad välja head telefonid ja head äpid. Ma järgmises saates kohe ütlen, et ma eksisin ja palun minge ostma, aga kuni seda ei tule, siis mina kogu aususe juures ei saa seda soovitada. Välja arvatud juhul, kui sa tahad olla väga unikaalne. Ja sul ei ole Vertu jaoks raha. See on hea mõte. Aga mainime veel kiiresti ära, et ulmeprojekt Hyperloop, mis on see Elon Muski ma ei tea, kas see enam saab öelda naljakas projekt või selline huvitav idee. See on vaakumtoru, mille sees on kapsel ja kapslisse pannakse inimesed. Või kaup, see on väga segane veel esialgu, kumb. Ja siis tulistatakse ühest linnast teise. Tohutu kiirusega. Parem on kaup siis, kui inimesed ikka. Ja igatahes on neil nüüd tekkinud plaan või siis on tekkinud selline idee või võimalus, et see Hyperloop võib saada püsti Ida-Euroopas ja Hyperloop on siis allkirjastanud, ütleme Kesk-Euroopas, on allkirjastanud lepingu Slovakkia valitsusega, et ühendada Viin, Bratislava ja Budapest, mis on tegelikult üksteisele väga lähedal asuvad Euroopa pealinnad ja sisuliselt saaks seal minutitega nende linnade vahel reisida, kui see Hyperloopi toru sinna püsti pannakse. Et kahjuks jääb Tallinn välja. Ma muidu tulistaks ennast hea meelega siit Hyperloopiga näiteks Berliini. Aga kas niimoodi ei saa, et see toru lõigatakse ots ära, tõstakse üles pool toru ots, tulistatakse Tallinna suunas. Meil on suur patuut, mis püüab pingi selle kapsle. Et võiks proovida. Jah, selline linnakujunduslik idee, et teeme Mustamäest patuudi. Inimesed ei tea, kaup ikka kaup. Ei tea, aga igatahes äärmiselt huvitav on see, et isegi kui sellest ei tule midagi, siis me näeme selliste ideede nagu PR-väärtust, et me siin Eestis näiteks kasutame PR-is väga hästi ära oma e-riigindust ja seda e-residentsust ja kõik, et ka keegi ei tea, kas sellest tuleb midagi, aga PR-väärtus on väga suur. Siis Slovakid on ilmselt ära tabanud selle asja PR-väärtuse ja kui Elon Muskiga mingisugust tõsimeeli arutada näiteks plaani Hyperloopiga 3 pealinna kokku panna, seda võib aastaid teha. Isegi kui sellest midagi ei tule, siis PR-i tuleb sealt ikkagi. Ja kui tuleb meie juba räägime. Ja kui tuleb Hyperloop ka veel, siis sa oled igal juhul võidus. Nii et, mis sa saadaks Bratislavast Viini selle toruga? Ma ei tea, veini. Või vastu, ükskõik mida. Ja tagasi šokolaadikooke ja šnitslid. Mõistlik. Kõlab väga mõistlikult. Nii et mina loodan tegelikult, et seda projekti saadab edu, kuigi see ei paista ju hetkel nagu väga tõenäoline, aga hullud ideed on mulle väga meeltmööda. Reklaamipaus. Kui palju sinu raha pangakontol seistes tulu teenib? 0,1%,
või veelgi vähem, pane raha teenima. Tallinna Hoiulaenuühistu on 5-aastase ajalooga Eesti kapitalil põhinev ettevõte, keda usaldab juba üle 1000 inimese. Kui hoiustad meil oma raha 8 aastaks, kasvatame seda kuni 6% aastas. Küsi täpsemat infot Tallinna Hoiulaenuühistust telefonil 6630118. Helista 6630118. Tegemist on finantsteenuste reklaamiga. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistidega. Ema, see kontsert on sulle. Eesti Kontsert ja Eesti Interpreetide Liit kutsuvad kaunile emadepäeva kontserdile. Pianist Lea Leiten ja keelpillikvartett Ardor 8. mail kell 6 Estonia kontserdisaalis. Peredele eelmüügist soodustused. Tule rokkima! Tartu Ülikool Rock võtab teisipäeval 15. märtsil kell 18.30 Balti liiga poolfinaalmängus vastu Valmiera Ordo meeskonna Lätist. Mängu toetavad Tartu Ülikool, Saku õlletehas, Tartu linn, Triobet, Ceresit, G4S, Sportland ja Autospirit. Tule ja saa rokkiv elamus! Alfa Innotech, tõenäoliselt parim soojuspump maailmas. Vaata ait-nord.ee. Mida kirjutab ajakirjandus? Kes seda kirjutab? Kuidas kirjutab? Mis on ajakirjanduse sees ja mis ümber? Olukorrast ajakirjanduses. Esmaspäeviti Kuku raadios kell 1. Saatejuhid Rein Lang ja Peep Kala. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Me oleme eetris tagasi ja räägime nüüd siis sellest, kuidas arvuti on hammustanud inimest. Ehk siis on selline kuulus lauamäng nagu Go ja arvuti esmakordselt võitis siis suurt championit selles koos ja seda on paljud pidanud esimeseks või üheks väga tõsiseks märgiks tehisintellekti võidukäiguks ja inimeste huku alguseks. No seda viimasega ma nõus ei ole, aga muidu see on väga põnev teema, tohutult põnev. Eelmine nädal ma süübisin sellesse päeval öösel ja see on nagu selline, mis nagu üks lihtne lauamäng, kus sa tõstad valgeid kive ja musta kive. Kas sa oskad mängida seda, ma pean küsima? Mis seal lihtsalt on, et minul on must kivi siin, sul on valge siin kõrval, sa võid tõsta valge minu omast üle ja saad selle must muutub valgeks niimoodi. Kabe? Vanasti nimetati kabeks seda, jah? Jah, aga see mänguväli on kordades suurem ja muide see on ka see uudise sisu, et näiteks kabe puhul ja male puhul, mida ju aastaid tagasi Deep Blue võitis Kasparov, on piisavalt väike väli, kuigi ka väga keeruline, aga arvuti suudab lihtsalt toore jõuga kõik võimalik kombinatsioonid välja arvutada ja leida optimaalsema viisi võitmiseks. Aga see Go on nii suur, et öeldakse, et need kombinatsioonide hulk nendest käikudest, mis seal teha saab, on suurem kui universumis olemata aatomite hulk. Ajakiri Nature on selle väite taga, mina seda pole üle lugenud. Aga seal on lihtsalt nii palju erinevaid võimalusi, kuna see mänguväli on suur ja selles mõttes ei ole arvutil olnud võimalust nagu lihtsalt toore jõuga välja arvutada, et mis ma käigu olen tegema. Nüüd, DeepMind on firma, meile muidu väga tugev Eesti seos on, Jaan Tallinn on selle firma üks algupäraseid investoreid olnud ja nõustajaid, mille ostis ära siis Google paar aastat tagasi ja nüüd on see DeepMind, kes töötab tehisintellekti, ehk siis on programm, mis mitte ei arvuta välja parimad käigud, vaid pigevalt püüab õppida ja aru saada ja selle käigus siis mingeid mustreid nagu välja leiutada. On AlphaGo programmi teinud ja oluline on see, et siis eelmisel nädalal ta tegi 3-0 tuule alla kõige paremale inimmängijale, kes on siis mitmekordne tšempion, üks lõunakorealane. Ja inimesed ka ju, inimaju ei suuda ka kõiki mängukäike välja arvutada, vaid inimesed on siis ka erinevad strateegiaid ja taktikaid kasutanud, et seal saavutada ülekaalu ja arvuti on väga üheselt domineeris, et mida Jaan Tallinn selle kohta ütles, ma sain talt kommentaari, ütles, et see on muidugi väga kitsas ja konkreetne valdkond, see Go-mäng, aga et see tarkvara, mis nad aluseks on teinud selles DeepMindis, Google DeepMind, et see on nagu väga lihtsasti laiendatav muudele probleemide lahendamiseks, mis on siis meile kasulikud, ma ei tea.
kõikvõimalik olukordi, kus on vaja keerulisi lõpmatute või ka väga suurte kombinatsiooniga arvutusi teha, ma ei tea, logistika, transport, isesõitvad autod äkki näiteks. isesõitvad autod, kellel on vaja pidevalt valida igasuguseid valikuid ja otsuseid teha just. Otsuseid, et see, öeldakse, et võib-olla on see isegi selle nädala, kuu või aasta üks kõige olulisem uudis, mis tuleb sellest vallast, kui on jõudnud Google oma tehisintellekti loomisega. Üks suur uudis käis eelmisel nädal läbi, Facebook ostis ära ühe idufirma, mille nimi on Masquerade ja muidu see võib-olla ei olekski nii suur uudis, vähemasti siin kandis, aga sellel firmal on päris tugev seos Eestiga. Nimelt see firma tuli siis esimest korda avalikkuse ette alles eelmise aasta lõpus Garage 48 üritusel ja mitte kahjuks Tallinnas ega Tartus ega Pärnus, vaid Minskis. Nii et tegemist siis Valgevene firmaga ja loomulikult nad ei teinud seda firmat tegelikult valmis oma selle ühe nädalavahetusega seal, et see ei ole päris nii. See firma tegeleb videopildile erinevate objektide peale kuvamisega, et sa saad näiteks mingid vahvad prillid või ma ei tea, krokodilli näo umbes endale ette kuvada. Ja nad arendasid seda tehnoloogiat aastaid ja aastaid, aga nad lihtsalt kasutasid garaaži üritust selleks, et tulla avalikkuse ette sellega. Ja Facebook maksis selle eest siis väidetavalt üle $100 miljoni, mis on üüratu raha, aga see Masquerade oli ka ülipopulaarne äpp kõigis äpipoodides, ta lendas komeedina, kui ta välja tuli. Täpselt. Kohe äpimaailma tippu. Siin on jälle see näide uudisest, millest nagu ma kujutan ette, et inimene tänavalt ei saa hästi aru, mis toimub, et sul on mingi naljaäpp, kus sa teed endale klouni näo ette, telefoni siis videokaamerast teeb sul pildi reaalajas ja selline asi maksab miljoneid. Aga ilmselt on lihtsalt selle, et see alusolev tehnoloogia on selline, millel on potentsiaal suur, et no ma ei tea, mis sellega teha võiks, mulle tekkis kohe pähe, et tead, Facebook ju arendab seda virtuaalreaalsuse asja. Panen selle virtuaalreaalsuse komplekti pähe ja siis ma näen seal näiteks oma sõpra, kes on ka seal samas keskkonnas, mingisuguses sa võid olla oma siis arvuti genereeritud on ju kehas, aga sinu näoga, kõik sinu näo liigutused, mis sa reaalsuses teed, kannab see sinna üle. Ja siis me loome sellise virtuaalse maailma. Kindlasti Facebook tahaks teha, et me istuks kogu aeg sellise virtuaalses maailmas ja nüüd tänu sellele Masquerade'ile on olemas tehnoloogia, kuidas me saaksime siis luua iseendast kõige ägedama sellise peegelduse sinna. Ja no teine asi on muidugi see, et järjekordselt ongi tegemist näitega, kus meil ei ole võimalik mingi idufirma puhul hinnata, kas see on äärmiselt suur lollus, mis tuleks kohe ära lõpetada ja need noored inimesed tuleks saata tootvale tööle sundviisiliselt riigi poolt vähem arenenud piirkondadesse näiteks. Või siis on tegemist uue suure läbimurdega, aga see ongi niivõrd absurdselt keeruline maailm, nagu loterii tegelikult ju natukene. Et mõned inimesed kuskil Minskis tegid selle valmis ja täna nad on tõenäoliselt Valgevene ühed rikkamad inimesed selle väikse käigu pärast. Tõenäoliselt sa 100 miljonit maksad kahel põhjusel, kas siis, kui sa tahad sellega ise midagi peale hakata või sa tahad, et keegi sellega kunagi enam ei tegeleks. Ehk siis sa ostad selle ära selleks, et see maha tappa, mis on nagu täiesti okei strateegiline valik. Nüüd on, ma arvan, et siin lähima 6 kuu jooksul on näha, kumma tee nad valivad. Muidugi seal võis olla tõesti see, et kuulajutud ütlesid, et Apple tahtis ka neid ära osta ja Facebook pidi rohkem välja maksma. Ja seal võivad tekkida sellised üksteise ületrumpamised, eks ole, ja ütleme sellel skaalal ikkagi me Eestis siin unustame ära, et mis on skaala ja skaala on see, et kui sa oled Facebook, sul on 1,5 miljardit klienti. Nüüd, kui sa jagad selle per klient, see 100 miljonit, see väga väike summa, eks ole. Ja nad ei taha ju jääda mitte Facebookis 1,5 miljardi juurde, vaid nad tahavad jõuda 2, 3, 4 miljardi kliendini. Pluss nad tõenäoliselt tahavad, et sa enamus aega veedaksid Facebookis, mitte ei käiks kusagil Masquerade'is või mingis teises võõras äppis kolamas. Jah, või et Apple näiteks saaks öelda, et meil on lahe Masquerade, tule siia ja nii edasi. See skaala küsimus on see, mida me tihti Eestis idufirmadest rääkides nagu ära unustame, et me ütleme, et mingisugused noormehed tegelevad mingisuguse imeliku pisikese juraga, kellel seda vaja on, tehke midagi kasulikku, aga me unustame seda ära, et maailm on väga suur. Aga tore, et on Eesti ettevõtmine Garage 48, mis nagu aitab inimestele kokku tulla. Klebime ikka selle Eesti sildi siia külge. Katsume kuidagi nööpnõelaga sinna neile tagumiku külge selle Eesti panna. Ikkagi seal sündis see. Vähemalt mingis mõttes. Täna, aastal 94, juhtus selline asi, et me räägime selle saate vist tõenäoliselt kõige igavamast uudisest jälle, millel on väga suur tähendus. Täna aastal 94 tuli maailmas välja Linuxi kernel versioon 1.0.0 ja see iseenesest ju ei tähenda eriti midagi, välja arvatud, kui me hakkame mõtlema, et Linuxist on saanud Linux. Kes see kasutab Linuxit? Mitte keegi või? Mitte keegi ei kasuta, välja arvatud 1,5 miljardit Androidi seadet maailmas. Ehk Android põhineb Linuxil ja see sama ettevõtmine, muide see läheb selle Masquerade'iga väga hästi kokku, see Linuxi ettevõtmine sündis Helsingi ülikoolis
Linus Torvalds või oli see Helsingi Tehnikaülikool, ma nüüd ajan sassi. Igatahes Helsingis, kus ta vaikselt hakkas seda käima lükkama ja tänaseks on siis sellest saanud tõenäoliselt maailma kõige enim kasutatavam operatsioonisüsteem, kui me Androidi siia sisse arvestame, nii et väike tähtpäev tuleks ära mainida. Ja veel üks, kui me juba startupi maailmas oleme, siis Eesti juurtega äpp nimega Wire on krüpteerinud kogu oma side. Nii et suhtlusäpp, mis siis peaks konkureerima Skype'i ja teistega. Ja meil on ka üks väike uuendus, te võite kõik minna nüüd ja edaspidi youtube.com/digitund ja meie saadet sealt vaadata ja kuulata. See saade läheb YouTube üles natukene pärast otsesaate lõppu. Nii et hetkel seda veel seal ei ole, aga päeva peale peaks sinna tekkima, nii et youtube.com/digitund, head kuulamist, vaatamist ja kohtume järgmisel nädalal. Digitund.